Kuuba diktaatori tütar Mariela Castro astus Havannas oma isa Raul Castro kaitseks välja ning muutis Kuuba diktaatori reaktsiooni avalikuks hoiatuseks Trumpi surve vastu. Sellel teisipäeval 26. mail 2026 üritas vana režiimi juhi tütar olukorda ilustada, kuid andis oma meeleheite välja, kui ütles, et isa jälgib, naeratab ja et keegi ei saa teda elusalt kätte. See stseen polnud ei kulisside taga öeldud ega perekondlik emotsionaalne puhang, vaid poliitiline sõnum toetajate ees, kus Castro klann püüdis näidata jõudu just sel hetkel, kui Rauli kuvandist oli saanud kriitika, rahulolematuse ja avaliku tähelepanu sihtmärk. Mariela soovis kujutada oma isa kui puutumatut geriljat, kuid tema lause kõlas nagu perekonna meeleheide, kes tunneb moraalse surve kasvamist ja püüab hirmu muuta hooplemiseks. Mida diktatoori tütar tegelikult tahtis öelda? Miks pidi kuningas panema perekonna esiritta? Kuidas Trump võiks sellele väljakutsele reageerida? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. See ütlus ei tulnud tavalisest intervjuust. See juhtus Kuubal režiimi toetajate ees mobilisatsiooni ajal, mis korraldati jõu, ühtsuse ja lojaalsuse näitamiseks vanale komandörile. Mariela ei rääkinud mureliku tütrena oma isa pärast, vaid poliitilise dünastia eestkõnelejana, kes tunneb avalikkuse surve raskust ja püüab muuta hirmu uhkeldamiseks. Castro perekond ilmus avalikkuse ette, et öelda, et nad ei lepi sellega, et keegi neid puutub. Ei luba endalt aru pärida ega tunnista, et Raulit võiks tõsiste süüdistuste korral kohelda kui tavalist inimest. Reaktsioon oli kiire, sest see lause puudutab Kuuba diktatuuri keskset sümbolit. Raul Castro ei ole lihtsalt endine valitseja. Ta on osa grupist, kes juhtis Kuubat aastakümneid, kontrollis kommunistlikku parteid, toetas sõjalist aparaati ja aitas hoida saart süsteemi all. Mariela Castro Spin, Raul Castro ja Vilma Spini tütar Fidel Castro venna tütar ning üks tuntumaid isikuid perekonnast, kes juhtis Kuubat aastakümneid. Ta on loonud oma avaliku kuvandi seksuoloogina, parlamendiliikmena ja Kuuba riikliku seksuaalkasvatuse keskuse juhatajana. See on Ceneseks. See on asutus, mida režiim kasutab seksuaalkasvatusest, mitmekesisusest ja LGBT kogukonna õigustest rääkimiseks. Mariela on saanud ka üheks kõige tuntumaks hääleks samasooliste abielu, transsooliste inimeste õiguste ja homofoobia vastaste kampaaniate kaitsmisel. Saarel. Kuid alati Kuuba režiimi enda poliitilise struktuuri sees. Just siin on tema sõnal suurem kaal. See ei tulnud sõltumatult aktivistilt, kes oleks võimule vastu astunud. See tuli otse võimu pärijalt, naiselt, kes esineb LGBT teemadel progressiivsena. Aga kriisi hetkel hoiab ta isa poole, kaitseb vana diktatuuri tuumikut ja muudab Raul Castro kuvandi vastasseisu sümboliks Ameerika Ühendriikide surve vastu. Castro klann teab, et on kaotanud vaikuse mugavuse. Nüüd peavad nad rääkima, esinema, vastama ja proovima hirmutada. Havannas toimunud üritus näitas ka seda, kuidas režiim reageerib, kui tunneb end nurka surutuna. Selle asemel, et olukorda kainelt käsitleda, pani ta kaamerate ette aktivistid, ametnikud, ametlikud struktuurid ja pereliikmed. Stseen lavastati selleks, et öelda, et rahvas seisab Rauli taga. Kuid selline mobilisatsioon Kuubal kannab alati sama pitserit. Riik kutsub, asutused ilmuvad kohale, töötajad aetakse tänavale ja diktatuur nimetab seda rahva toetuseks. Just siis hakkab lõputu ühtsuse jutt kõlama nagu lavastus. Mariela püüdis veel panna Castro perekonna välise agressiooni ohvri rolli. Tema kasutatud loogika on tuttav. Kui surve tuleb Ameerika Ühendriikidest, räägib Kuuba režiim imperialismist, suveräänsusest, vastupanust ja isamaa kaitsest. See stsenaarium on vana, kuid praegusel reaktsioonil on uus detail. Rauli tütar ei piirdunud ainult poliitilise kaitsmisega. Ta asetas oma isa kuju sümboolse ähvarduse keskmesse, justkui oleks iga vastutusele võtmise katse sõda revolutsiooni vastu. See reaktsioon näitab samuti muutust klanni käitumises. Pikka aega eelistas Castro perekond tegutseda riigi struktuuri varjus,
lastes ametlikel pressiesindajatel teha raskemat tööd. Nüüd ilmub välja Mariela, ilmuvad sugulased, ilmuvad liitlased ja kõik püüavad korraga laval astuda. See jätab mulje kiire loomulisusest. Kui kogu perekond peab patriarhi avalikult kaitsma, tähendab see, et asi pole enam ainult juriidiline, vaid on muutunud diktatuuri mainekriisiks. Sõnum Trumpile ilmneb selles tõlgenduses. Kuuba režiimi jaoks esindab Trump kõige karmimat Ameerika survet. Ta püüab Washingtonil öelda, et Raul Castro ei anta välja, teda ei alandata ega kohelda kui kedagi, keda saab kätte. Režiimi toetajate reaktsioon oli samasugune. Avaldustes ja ametlikes tegudes oli Rauli kaitse täis sõnu, nagu võitlus, suveräänsus ja provokatsioon. Kuid reaktsioon väljaspool ametlikku ringkonda oli hoopis teistsugune. Paljud eksiilis olevad kuubalased ja diktatuuri kriitikud nägid Mariela sõnavõttu kui arrogantsust, küünilisust ja hirmu. Mariela mainitud naeratusest sai osa rahulolematusest. Kui Kuuba perekonnad kannatavad kaotuste, vangistuse, paguluse ja nälja käes, siis vana komandör justkui jälgiks ja naerataks. Režiim püüab samuti kasutada Rauli vanust emotsionaalse kilbina. Ta ilmub välja kui vana, habras, ajalooline mees, peaaegu puutumatu. Kuid Mariela valib vastasseisu, mitte kaastunde keele. Ta ei palu rahu, ta ei palu õiguslikku kaitset, ta ei nõua menetlusreeglite järgimist, ta kutsub esile gerilja võitleja kuvandi, kes seisab vastu lõpuni. See valik ei ole juhuslik. See aitab toetajaskonda mobiliseerida, hoida müüti elus ja takistada Rauli nägemist vaid endise riigipeana tõsiste süüdistuste ees. Debatis mainitud Mehhiko reaktsioon jõudis samuti tähelepanu alla, sest Kuuba režiimile liitlaslikud või sümpaatsed valitsused kohtlevad Havannat tavaliselt suurema sallivusega, kui nad pakuvad oma poliitilistele vastastele. Kui välisriikide juhid pisendavad ohvrite valu või suhtuvad režiimi tegelaste vastutusse leebemalt, kasvab pahameel nende kuubalaste seas, kes on saarel põgenenud, ning perede seas, kes tunnevad end hüljatuna. Kuuba režiim eelistab pidada läbirääkimisi valitsustega, kes räägivad pikast dialoogist, järeleandmistest ja surve leevendamisest. Trumpiga on olukord teine. Castro perekond teab, et jõulise retoorika leiab vastukaja Ameerika parempoolsete seas, Kuuba eksiilis ja nende seas, kes pooldavad karmide karistuste kehtestamist diktatuuride vastu. Mida rohkem Mariela püüab näidata kindlameelsust, seda enam paljastab ta lõhet palee ja tänava vahel, revolutsioonilise retoorika ja tavalise kuubalase raske elu vahel. Ja paljude kuubalaste jaoks muutub see veel üheks kibedaks stseeniks, kus mõjukas perekond räägib sõjast, samal ajal kui rahvas seisab järjekorras, kannatab elektrikatkestuste all ja on sunnitud vaikima. Mina olen Milson Alves Global ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega kursis. Uudiste liigid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.